my god, ma tahan veel neid. Bruno, sa oled nii ilus siin lillede keskel. Ja saabusid pojad otse juuksurist. Aga igal juhul tuleb väike muudatus seoses sellega, et kui ma muidu mõtlesin, et mul on kogu aeg nii-öelda nagu taluvloog või siis puhkamise vloogid, siis nüüd hakkab olema lihtsalt, millega me tegeleme, kus me oleme, kas me oleme Neemes, oleme maal, vahet pole. Ühesõnaga, sellest saab meie elupäevik, sest et muidu on nii, et mul ei ole seda harjumust, ma pean seda nagu kogu aeg tegema. Siis tuleb välja. Ma võtsin sellest kohvist lonksu ja see oli täiesti paha. Ma ei tea. Janet arvas, et ta tegi eile katlakivi puhastust, aga kliendid ju hommikust sõid sellega. Sind veetakse peale või? Just keerata sisse. No veab sul. Paulil on nädalavahetus sõbraga. Juhu! Ei, need olid alles kliendid. Küll nad tulevad. Noh, nagu oleks midagi juhtunud õhtul. Juu, mis teete siin? Mis värk on? Nii, kanalas on korra munad kõik vabad. Ma vaatan siin, millised munad on mul need, millel ei ole ristikest peal. Need osad on mul siin 6 muna peab olema, mida nad hauduvad. Nii, väga hea. Elisabeth sööb kõhu täis ja siis läheb pesale jälle. Meie varandus. Nii, ja meil on siis uus katse kohviga, jah? Me ootame Janetiga, et saaks Rabaristosse inimesed saata. Palun teile. Ja, aitäh. Üleval pool ei tuua, ma ei tea. Issand, ma ei teagi ausalt öeldes. Tere ilusat laupäeva. Mina olen juba väga toimekas Tallinnas. Viisin mammu nelikatsetele, vist jah, 21. Ja nüüd tulin aega parajaks tegema deposse. Sellepärast, et ma ei küsinudki enne Mari käest, et kaua need kestavad. Need kestavad kokku 3,5 tundi, pluss ta oleks 0,5 tundi varem. Nii et 4 tundi pean ma nüüd aega parajaks tegema. Ja kõik Tallinna inimesed on tulnud deposse täna laupäeva puhul. Nii et ma praegu põgenesin siia ülesse, kus on mingid linnupuurid asjad on, et saaks siia paar sõna öelda. Aga ma tegelikult tulingi vaatama mingisugust jänkude sööki ja veel mingeid asju. Ja tegelikult oleks meil vaja ühte väikest puuri veel, sest ma vist tahan neid beebisid võtta Neeme, kui ma lähen vahepeal pikemalt mõned päevad. Ma ei raatsi neid jätta Hindrekule, ma tahan näha nende kasvamist ja mul on vaja puuri. Klassika on muidugi see, et see, mida sa ostma tulid, seda ei ole. Aga sa ei teadnudki enne, et sul on vaja lavendlitaimi, mingisuguseid loomatarvikuid ja ikkagi läheb 50 eurot. Aga õues on nii mõnus 21,5 kraadi juba ja kuna mul on ikkagi üle 3 tunni aega, siis ma lähen Neeme, sellepärast et ma viitsin linnas passida. Me vaatame siis, äkki on ringil ära käia. No nii, meie jõudsime täna lõpuks koju ja lõpuks saame veeta aega oma uute väikeste asukatega. No vaadake neid, Malibu on hullunud ukse taga. Viskasin ta välja, sest et ei lasknud üldse olla neil. Joo. Kuulge väiksed. Tšau. Hüve musi. Oh my god, ma tahan veel neid. Lõpeta. Niigi juba meil on 3 jänest. Üks on õues, üks ei tule koju veel. Tuleb ikka. Nii, ja nüüd me mammuga mõtleme, mis võiks olla nende nimed. Beebi. Beebi? Oo. Palun
miks Justin ja Bieber? Justin. Too oleks ta, ei ma, see on Justin, ta öelnud, et see on Justin. Ta ütles, see on Justin. sa ei tea, kas ta on tüdruk või Aga who cares? Full name on Justin Bieber, aga me ütleme talle Justin. Jaa, emme. Aga kanda nime oleks Justin. Me lähme Margoga sauna, palun vaadake seda päikeseloojangut. Appi kui ilus. Oh. No nii ilus. Oh my god. Kliendid lähevad meil siia. Meie lähme jõesauna. Tiigisaun ka nüüd. Või tiigisaun nüüdsest, jah. Aga nii mõnus, et meil on nüüd juba 3. päeva kliendid majas. Iga päev tehakse sauna. Siuke mõnus elu ja melu. Et tegelikult nüüd on hooaeg peale hakanud ja loodame, et siis kestab pikalt. Meie läheme täna Margoga Rabaristosse. Mari ja Liivi panevad peale. Kas sa tuled nende riietega või? Ma lähen panen teised püksid ja nendesid jälle. Selles mõttes, et kell on palju juba. Selline asi peaks olema juba ammu valmis. Nii. Minul on peinid ja kõik asjad, mis kaasa vaja võtta. Nii. Ja juba ongi meil inimesed Rabaristos. Meil on siin enam-vähem kõik valmis. Nii, peakokk. Kuidas meil läheb? Meil läheb kenasti. Ja siin on siis meie avatud baar. Võta sellest kannast kinni. Võta silda, ära veel püsti tõusa. Siin tõmba natuke. Võtad kotsaga täitis nii üles. Ja minu ülesanne on nüüd, kui kõik muu on valmis, minna korjama metsasaadusi, ehk siis jänesekapsast see veel õitseb, aga no, 1 nädal veel võib-olla saab õitega. Et teda veel siin on. Näete, siit hakkan korjama. Nii. Õisi ongi juba vähem. Aga noh, pole hullu. Ikkagi värske kraam. No palun vaadake, millised metsasaadused. Meil on täna väga rahulik päev, nii et järgmised ei ootagi uksed. ei oota, jah. Nii. Ja näita musi, mis sinna läks. Sinna läks minu lõunased. See on lemmik, see nüüd läheb kõrbedaks. Joi, kuidas mulle meeldib see kõveraga rääkida. Inimesed naudivad, kuidas mulle meeldib see Rabaristo menüü. Ja nüüd, mida te olete siin valmistamas? Väikest magusrooga. Mitte väga väikest. Nii, viimased külalised on lahkumas. Abikaasa teeb mul kokkuvõtvat. Abikaasa teeb endale magustööd. Okei. Ja minul on samamoodi jõudehetk. Ja ma ausõna ei viitsi mitte midagi teha enam. Ma olen andnud endast kõik. Ja kuna Margo käib siin väikse seltskonnaga üksinda ka, siis ta õnneks oskab kõike teha. Nii et mina saangi nautida. Go with that. Ehk siis Margol on jõudehetk. Meil oli täna ainult 1 Rabaristo, mis tähendab seda, et kuskil kiiret ei ole. Tüüp lihtsalt jäi magama. Minul on nüüd kõik veinid ära joodud ja eks ma siis hakkan koristama. Nii, on kõik ära koristatud, kokku pandud, aga Margo ikka magab. Las ta magab. Ma näitan, mis ma veel teen. Oi, kurat. Nii, kui me tulime, siis vihma sadas eile õhtul ja meil läks nii kiireks, et me ei saanud seda vett välja. Ja tegelikult ma tegin jalad täitsa märjaks, olin väga kuri. Nüüd mul on siin siuke väike pann ja sellega on täpselt väga mugav
vesi välja ajada. No väike tilk jäi, aga suures plaanis hajub siia kanusse ära. Nii, nüüd mul on tõesti kõik koos. Endale veel üks väike siidrike. Asjad ootavad. Aga nojah, mees on väsinud. Saate aru, ma ei tea, nüüd juba vist 1,5 tundi hiljem hakkab midagi looma või ei? Hakkab mees ärkama äkka. Kaua võib? Niimoodi olin võlas, et ta nüüd vist on ära vähe. Noh, tõuse püsti nüüd. Ma ruttu tagasi, üks inimene helistas, saab tulla kanuga sõitma. Noh, seda enam. Ja veerand 5 meil on aega täpselt 40 minti, siis me oleme juba talus. Sul on minu arust see mingi asi on veel puhastamata. Issand, seda nüüd ei oska siis naine teha muga. Ei oska. Nii palun paki ära. No nii, lõpuks me lahkume. Saime abikaasa ülesse ka. Magas une täis. Minul on kõik ära koristatud. Ja kõik jääb siia järgmist korda ootama. See külaline jälle ütles, et sa elad küll unistuste elu, et vaikselt siin kütad sauna ja teed teistele süüa. Ja mulle meeldib seda kõike teha ka. Ei, kallis. Ta mõtles seda, et sa elad minuga unistustel. Nii, ja nüüd ma pean see peale minema. Üldse ei taha. Ma olen teinud rabarestot mitu aastat. 6. Ja ma ei taha siia peale minna. Nii, esimene aasta pidi üksi tegema. Nii, ühesõnaga astun siia peale. Nii. Ja nüüd lükka lahti, jah? Noh, lükka lahti, see ei ole nii lihtne, aga lükka. Ma olen väga tugev. Väga tugev. Nii, aga kuna mu abikaasal oli jõudehetk 1,5 tundi, siis ma ei pea midagi tegema. Istume palun plasti mõttes paadi keskele. Enne meile helistati, et keegi tahab tulla kanuutama. Joo! Hei hei! Hey girl, hei! Oh my god! Emme on sõiduvees. Emme on sõiduvees. Lihtsalt issi magas 1,5 tundi ja ma pidin kõik veini lõpud ära jooma. Emme pidi midagi päeva sisestama. Aga ei, ma olen selles väga osav. Mis on kui poksukesed? Kui Bieber, Baby ja Marta. Mine ära. Filmime edasi, emme. Meil on Mariga praegu parasjagu kooli sisseastumiskatsete videod. See pole katse, emme, see on lihtsalt video. Ja meie jänkud on lihtsalt nunnumeetrid. Salajane relv. Oh my god! Peame minema taliteele. Ma ei saa aru tegelikult. Sisseastumiseksamite jaoks mingid asju monteerida ja issand, sa oled tõesti tugev tüdruk. Okei, läks ka. Kas lihtsalt... Nii, musi tegi meile, kuidas seda nimetatakse, kokteilisalat? Ei ole makron. Makroriisisalat. Noh, niimoodi. Thanks! Aga kahvel? Kohe toon.
kuidas Margo niidab. Issand jumal. Miks ta niimoodi niidab? Meil on alati Margoga põhilised vaidlused selle üle, et mina ütlen, et see, kes niidab, peab ka hoolitsema selle eest, et see kokku saaks kohe riisutud, sest ta läheb rõvedaks. Koerad on meil rohelised ja nii edasi. Täna ju ei ole siin kedagi riisumas. Ma ei tea, kas ta eeldab, et mina seda teen, aga mina seda ei tee. Ühesõnaga, see niitmine on üks igavene jura. Aga mees on ju uhke ja õnnelik, et parandas muruniidiku ära ja hakkas lihtsalt lambi hetkel ilma igasuguse ettevaatuse ja töö jõuta tegelema asjadega, mida ei ole võimalik kokku korjata. Ehk siis need talupidamise rõõmud, no ise on ka nii must kui mustel saab olla. Täna on esmaspäev, 18. mai. Oih, keegi trimmerdab ja meil on tulemas väga-väga äge nädal. Meil on sellel nädalal pulmad ja ma näitan korraks... Meil ei ole, vaid meie talus on pulmad. No meie talus on pulmad, jah. Ja ma näitan korraks, milline on hetkel hoob ja milline ta on siis, kui pulmad on. Et kui hästi on ajastatud. Ärge palun pange tähele seda trimmerdamist, aga ühesõnaga ma tahan just näidata neid õunapuu õisi, mis kohe plahvatavad. Nii et nagu seal on umbes praegu see murel, siis ma tagasi tulles eeldan, et ma tulen kolmapäeval tagasi, et siin on ka selline plahvatusohtlik. Seega on meil see nädal hästi palju tööd, mis on väga-väga tore, sest no lõpuks ikkagi peaks nagu see hooaeg ka algama suure pauguga. Ja ma lähen paariks päevaks Neeme, mammuga lähme. Lihtsalt, et seal ka veidikene asju seada ja veidike puhata ja siis me tuleme kolmapäeval tagasi ja siis me oleme full töö moodis. Nii, Marikene, kes sul kaasas on? Oih. Mu tütred. Oh my god, kui armsad ja pisikesed. Me lähme praegu depost läbi ja ostame jänkudele Neeme puuri. Nii, Musi, kas annad mulle natuke taskuraha? Thank you. Hoia siis sina siin kõigel silma peal, vaata, et kõik oleks ilus, kui ma tulen tagasi kolmapäeval, et kõik oleks valmis. Just. Kell on praegu 4:30 ja see on minu talupidaja hommiku kõige hirmsam öö olnud. Me läksime ju eile Neeme ja õhtul Margo helistas mulle, et üks tibu on ära nokitud ja ma tulin õhtul maale tagasi ja ma lähen praegu vaatama, mis seal toimub. Okei, aga tundub, et tibudel on kõik hästi, et kõik 4 tükki on täitsa elujõus ja toimetavad. Nii, kuna mul pardid on praegu kanalas lahti, siis ma lihtsalt tahtsin, et oleks igaks juhuks need. Tahtsin, et oleks kuked ja kanad õues, sellepärast, et ma ei tea ju, kuidas neil see harjumine läheb, et pardid on nüüd kanalas lahti, et ühesõnaga see oli õudne. See oli õudne öö, sest et ega jõudsin äkki mingi kell 12, kell 11 jõudsin Indrakule tagasi, siis oligi see, et 3 tibu olid nagu okei. Oi Mergo, tere hommikust! Ja siis see üks väike tibuke oli nii õnnetu. Ja ma lihtsalt kartsin seda, müristas, välku lõi. Ma mõtlesin, et see pekkis, kui nüüd elekter ka ära läheb ja see lamp ei põle, et siis ta ööd üle ei ela. Aga praegu oli kõik okei, nii et ma usun, et kõige hullem on möödas. Tere, kullakene. Nii tore sind ka siin näha. Sa pisikene. Kullatükk. Seega kell on 4:36
ja ma lähen vaatan, kas ma saan uuesti magada. Jõhker öö. Kas sa tahad vahetada teksapüksid ära? Okei. Nüüd me oleme minemas Märteni üllatussünnipäevapeole. Margo tuli kihutades maalt, mina tulin Neemest. Mul on tegelikult Margole riidedki kaasas, aga ta arvas, et ta on juba okei. Ja noh, issand jumal, see kiirustamine on üks õudne asi, aga me peame jõudma kindlasti. Milline mõeldes loosid? Mina kiirustasin, et siia tulla. Ma tahtsin magada, jah, sest ma olin väsinud sellepärast, et sa traumeerisid mind öösel tibude pärast. Ja aga väga tore, et sa habeme ära jäänud. Kas sa kreemi oled tulnud? Nii, me oleme nii ühtekad. Ma tahan nüüd... Akriitesse paneme nüüd. Ma tahan nüüd näidata, kuidas elavad kiiret elu elavad inimesed. Kuidas abikaasa vahetab riideid. Mina oleks tahtnud, et sa läheksid sinna seisma, et ma saaks vaadata, kuidas sobib. Trepi peale. Jah, sinna trepi peale. Väga hästi sobiks. Et pirtsutab siin. Aga me jõudsime... Välja sihma sajab lihtsalt. Ei saja enam midagi. Praegu ei saja enam midagi. Me jõudsime 15 minti varem praegu. Imeline. Nii, palun nüüd näita, kuidas tagumikust hoiab. Wow, sa oled tõesti meil väga sale poiss viimasel ajal. Kusjuures mu abikaasale sobib mu kott praegu palju paremini. Oota, ma tahan ka ära. Kas ma vahetan ära või ei ole vahet? Ei ole vahet? Ei, ära piilu. Ei, ma ei piilu. Nii, siin on kõik valmis. Märteni saabumiseks. Kõik on juba valmis. Vanemad on ilusti kohale tulnud. Mart loomulikult. Nii, olge rahulikud. Meil oli praegu selline üllatus Peetri tanklas. Kohe ei saa veel rääkida, sest ma saan aru, et see üllatus veel jätkub, aga ma olen nagu täiesti šokis. Ma olen täiesti, ütleme nii, et see on hästi hea üllatus. Lihtsalt seda oli palju. Aga ma tegelikult ootan ühte teist külalist, kes on saabunud selleks ajaks juba ise siia, enne kui mina tuli bussiga. Ka väga oodatud külaline. Tere! Saage tuttavaks. Meeri, rohkem tuntud kui Villem. Jaa, jõudsin enne tuulit Indrekule, nii et juba nunnutasin, jõin teie väga head kaevuvett, väga maitseva. Oi, meil on üks super hea kaeluvesi. Nii, aga me teeme siis Meerile tuuri ja seda imet, mis siin toimub. See saab olema tort. Minu kõige suurem tort, mis ma teinud olen elus siiamaani, nii et... No vägev. Ma ütlesin, kui kõik on kool. Super. Meie just nimelt oleme näinud, sest et me kohtusime. Kus kohas? Me kohtusime Peetri tanklus. Niimoodi, et Kaarel tuli. Just lennukid tulid, vaatasin, kus nad on. Vaatasin, nad on bensud. Nii, me oleme jõudnud Meeriga ehk siis Villem.ee. Ei ole Villem, ma olen Meeri, aga me oleme jõudnud siia Tali tee keskele ja ma olen siin esimest korda ja ülimõnus on. Siin on hästi tore maastik.
siin on väga põnevad erinevad linnuhelid, eriti kui päike hakkab looja minema ja ülimõnus Sookailu lõhnake oli ka, Jaa. nii et tulge tuulile külla. jah, siia tulekuks ei pea isegi mulle külla tulema, see on avalik matkarada. Sorry. Aias kellegi. Aga ma enam ei mäleta, mida ma kuhu pidi olen filminud igal juhul. Mul oli väga suur kasu sellest, et Meeri tuli sellisel päeval, kus ka Kaarel tuli. Et päris head võtted saime, et ta filmis seda meie taaskohtumist siis nagu kui vanaema ja Margo nägid ja lapsed juba teadsid muidugi. Nii et jah, selline perepäev koos Meeriga. Aga... Ja siuke ekstra lisa, siuke väike Itaalia perekonna lisa, aga see on okei. Meil on endal ka suur pere, nii et ainult rõõm. Mulle meeldib, et ma olen sinu kõrval konkreetselt hiiglane nurga taga. Vot üks asi teeb mind õnnelikuks. Mind teeb praegu väga õnnelikuks see kanala suur puhastus. Kas see Elisabeth audub seal või? Ettevaatlikult siis. Mina istutasin siia lilletena. Ma tahan, et selle puhtaks ikkagi saada. Ma võin ta korra sülle võtta. Ei, see sitt tuleb siit ära, kui te juba siin toimetate. Õõtsub siin kohtas. No Elisabeth kollis. Auduvad kanalaga miski ei sega. Ma olen aru saanud. No vaadake. Seda puhast liiva ära lükkamata. Jaa, see on okei. Kohe teeme imeilusaks. Ja minul on nüüd ainult veel vaja kõik paika panna ja ongi kanala kõige ilusam koht. Ma olen väga õnnelik, meil on nii lahe, praegu on elu, on kõik talus, on pulmad, kõik sätivad. Super. Vau! Ja saabusid pojad otse juuksurist. Ma eile õhtul nii kõvasti rõõmustasin, et ma ei saanud öö otsa magada. Vanaemaga on meil siin veini joomine pooleli. Jah. Ka meil on selline pärast tööaega valmistamine, et homme kõik sujuks, siis ma lähen viin natuke veini ka teistele, et see on siis siuke väike, tead, preemia. Väike topping õhtusesse aega. Kõik. Palun vaadake, kas te olete näinud kunagi kaunimat kanalat koos kaunima kukega. Bruno, sa oled nii ilus ja lillede keskel. Tõeline. Ja kohe, et ma saadan su kanad ka juurde. Seega, suur töö, kanala korrastus, pulmadeks ettevalmistus on lõppenud. Ja ma arvan, et see on täpselt see koht, kus selle vlogiga öelda teile aitäh vaatamast. Järgmisel korral näete, milline on Hindreku talu suur kevadine õunapuu õites pulma.